Hei aiasõbrad, kuigi sellel korral me ei räägi ainult viinamarjadest või viinapuudest, viskame korra pilgu peale, aga mõtlesin, et teeks tiiru kasvuhoonele, kuna me oleme kasvuhooneralli ühe korra juba teinud, siis oli kõik noor, vilju enamasti polnud ja nii edasi, et vaataks kähku üle, mis seis on sellise pooletunnise ringkäiguna ja vaatame, mis on edu toonud, mis ei ole, mis on veel poolik. aga lähme kasvuhoonerallile. nüüd ma arvan, on just paras aeg kasvuhoonel jälle tiir peale teha. või vaadata, kuidas meil siin läheb siis see aasta. et kui siin eelmine kord sai tehtud, siis oli tegelikult kasvuhoone suht pool tühi. ja hetkel on tegelikult enamik siis sellises valmimisjärgus, et tomatit juba muidugi loomulikult saab võtta ka, aga väga palju ka tomatist on tegelikkuses valmimisjärgus. ja nad on ikka kõvasti visanud siis üles lakke välja ennast. üles laes on ka tegelikult, kui näha, siis on kõvasti veel õisi. ehk siis ilmselt siia üles ladva või tomatikobaratesse peaks tekkima veel kõvasti tomatit. küll aga olen ma ka rahul siis sellega, mis siin all on. siin ees mõlemad need nii-öelda otse ees on black cherry'd. Nendega ma olen väga rahul. ilmselt ka jäävad valikusse siis järgmiseks aastaks. ehk siis seesama on ka siin black cherry, mida ma just näitasin ülevalt. ja kui vaadata, siis tal on ilusad sellised tomati kobarad, jah. Pikad sellised, mis mulle endale meeldib. siin taga on aga slatava. minu meelest ta ei ole üldse selline slatava, nagu ta peaks olema, sest tegelikult ta peaks olema suuremapoolsem tomat. aga on väga väikene. ei teagi, kas saime mingi kehva seemne, sest eelmine aasta oli sama asi. hetkel ütleks, et otsus oleks selline, et seda me enda kasvuhoonesse enam ei pane. Taga on veel üks tomat, mille me saime tegelikult naabritelt nii-öelda kingiks. kannab ilusti, aga taim on selline madalakasvuline, ehk siis ta ei teinud ennast väga kõrgeks ja kõrgemaks sai ta kasvatada läbi nii-öelda ühe kasvu. et lasime kasvul rahulikult vohada, et ta natuke kõrgust annaks ja vaatame, mis ta teeb. küll aga on siin veel üks tomat, millega me oleme rahul. on Orcado. tomatid on palju suuremad. nagu näete, sellised ma kohe võtan siit võrdluseks äkki ühe black cherry ära. ma vaatan kohe, kus siin on küpsem. Black cherry on siuke kirstomat, selline. kui me nüüd läheme Orcado juurde ja võtame siin Orcado näiteks tomati võrdluseks, siis te kindlasti näete, et selle tomatil on vahe sees. ja see on alles ju valmimisjärgus. küpsemiseni on ka veel ilmselt natuke aega. aga ise oleme väga rahul sellega. ehk siis kannab samamoodi selliste kobaratena siin. nii, siin kõrval siis on nüüd kurk. ma ei mäleta, kui suur ta tollel hetkel oli. natuke jäime hiljaks selle kurgiga. aga hetkel on ta seal taga on. kasvab siis sellise resti peal, mille osas ma siin sellel aastal panin, et pääseda nii-öelda kurgi sidumisest sai tehtud siis kurgile selline metallarmatuurist, mida muidu kasutatakse betoonivalul nii-öelda metallarmatuurina. näiteks põrandavaludele pannakse sinna põrandabetooni sisse ja nii edasi. ehk siis sai selline armatuur siia lõigatud enam-vähem püstiselt pandud paindesse ja ülesse sai siis kinnitatud sellised seibidega kruvid, mis siis hoiavad teda
sellise spainde all ja hakkab siis siit alt pihta. Ja tegelikult toimib hästi, selles mõttes toimib hästi, et kurk on võimalik ilusti sinna painutada ja ei pea siduma. Küll panime natukene võib-olla taimi palju järgmine aasta targemad, et paneme ainult sinna metallarmatuuri äärde, et hetkel siia eemale ka pandud, aga need on tegelikult liiga palju. Aga täitsa kurki on ka tulemas. Hetkel küll me veel saanud ei ole, me jäime see aasta kuidagi hiljaks nendega, aga nad on tulemas, et siin on selline pikk kurk, et siin on veel neid vahel. Selline lugu kurkidega. Tegime täitsa eraldi ka videoloo kevade poole pipardest. Pipardega on ju tegelikult selline lugu, et või paprikatest, pigem siis maguspipardest. Aga paprikatega on tegelikult see lugu, et kui ma lähen siia alla poole, siis ma näitan neile. Siis see paprika on Sharon, mida me eelmine aasta ka kasvatasime, millega ma olen ise ikka väga rahul. Tal läheb küpsemisega aega muidugi veel, aga ta läheb punaseks täitsa, kui täiesti küpseks lasta. Aga ta taim ikka kannab ikka korralikult ja see paprika suurus on ka ikkagi kuidas ma panen jälle käe, ilmselt käe mõõte on ilmselt kõige parem, kui te ise näete, siuke Eesti rahva peopesa suurune, korralikud viljad. Ja kasvatame ikkagi sellistes kastides, mis on keskmise peendra nii-öelda asemel kasvuhoones. Kastan kevade poole muidugi, kui sai värske muld pandud, siis väga ei kastnud mingisuguse väetise või tavalise veega. Nüüd oleme kastnud siis sellise kastmisväetisega, tomativäetisega näiteks. See on siis teine paprika, mida me panime piklik paprikast. Me alguses Sharonit kuidagi ei leidnud. Nimeks on Artist. Et me ei leidnud siis seda seemet õigemini ja otsisime, et äkki leiame sarnase pildi järgi oli sarnane, aga tegelikult on ta ikkagi pigem niisugune chillilik, nagu te näete siin. On piklikud kaunad, sellised suhteliselt chillilikud minu meelest. Aga maitsesime siis ühte rohelist. Tegelikult oli kergelt punakas sarnane nagu see juba, et oli natukene nagu värvunud. Ja minu meelest andis ta jätkuvalt õrnalt sellist, mitte kibedat, aga sellist särtsu. Ma ei oska öelda, tulisust natukene pipra moodi, aga kindlasti hästi mahe. Selles mõttes mitte midagi erilist tunda ei anna. Et kas see jääb või siis see küpsub nüüd välja, seda ma ei tea. Et äkki ei olegi nagu, kirjas on maguspipar, aga välja näeb nagu tšillikaun. Aga taim on järjekordselt, kui te vaatate, ta on hästi täis. Tohutult vilja täis. Et meil on siis seda ka veel siin 3 taime. Sharonit on vist 5 taime, kui ma eksi. 4 taime ja 5 taime, 4 taime on seda Artisti. Et kõik nad on jätkuvalt ikkagi sama uhkelt kandmas. Et simbol samamoodi. Et kui lisaks oli siis meil pandud kibepiiprana Jamaican Belli. On vist mõttekas siit läbi minna, aga siin palju ruumi ei ole. Mis nüüd alles hakkab vilja kasvatama suuremaks. Tema viljad on siis näod jälle sellised. Et ta teeb nüüd täitsa punaseks. Taim on hästi kõrguks. See aasta ma ei lõiganud ette kasvatades neid tagasi või korraks madalamaks, mida ma olen ikkagi teinud. Ehk siis nad on tegelikult kõvasti kõrgust kasvatanud see aasta. Muidu nad on rohkem põõsalikud, laiutavad, aga siin mulle isegi see sobib, siis ta ei võta nagu külje pealt väga palju ruumi ära. Ja kuna meil endal pipardega veel eelmisest aastast piisavalt isegi sisse tehtuna, siis ma selles mõttes ei muretse, et selle
pipra nii-öelda saagi pärast ma ei muretse, et pigem see on selline värske pipra saamise eesmärgil kasvatamine. Nagu näha, siis eks me siin näitasime ka vahepeal, aga eelmistes videodes siis viinamarjadel on hästi läinud. Viinamarjad on täiesti värvunud, selles mõttes sinine on täiesti värvunud, Kuzminski siini. Ja siin on tõesti väga viisakas saak tulemas. Somersetiga on ka selline lugu, et Somerset on, ta ongi, ütleme, ta värvubki natuke ebaühtlasemalt, et ta ei lähe päris selliselt ühtlaseks või ütleme nii, et on tarbimiskõlbulika tegelikult sellise poolroosakana. Ehk siis tegelikult ma arvan, et kui nad natukenegi päikest oleks, siis seda Somerseti saab rahulikult hakata siin juba järgmine nädal, ülejärgmine nädal tarbima. Et marjasuhkur tahab natukene veel teha, proovinud oleme juba. Aga marjasuhkrut on veel natukene vähe võitu. Nagu ikka on meil mõned ettekasvatustaimed siin, mõned paljundused siin, paljundatud pistikokses seal kasti sees. Siin on 9 vägised, mis ootavad oma kohta aias. Teisel pool külle peal on meil siis nii-öelda vale Arkadia, mille nime ma püüan siin vaikselt ikkagi välja selgitada, aga nüüd on seda, kuidas öelda, nüüd on seda nagu tarja järgi võimalik ka hakata otsima, et kui me vaatame siin näiteks tarja, siis jah, tema tarjal on punakas vares selline, pluss kui te vaatate seda tarja, siis terve see pikk osa ongi tari. Kuidas ma siin näitan, proovin kaamerasse kuidagi jätta teda. Siis tal on ikka väga pikk tari. Et ehk siis peab sellele viinapuule õige nime üles leidma, aga ta kannab korralikult, arvestades, et tal on ka põhiväädid tähendab väga peened. Nüüd juba küll paksenevad siin see aasta jooksvalt, aga tema kandeoksad tulid ikkagi peenemast põhiväädist välja, ehk siis ma ise olen tegelikult rahul sellega, mis ta siin teinud on ja kandnud on. Vaatame, kuidas ta maitsega on, kui ta valmis on, eks ta jääbki selliseks valgeks marjaks, ma arvan, või võib nii nimetada, et on siuke kollakas, ma ei oska öelda, kuidas on hästi tuhm kollakas, siis ta peaks küps olema. Et siin on meil veel mõned taimed, mis olid tegelikult üle jäid, nii-öelda jäid istutamata või jäid üle taimedena, aga kuna siin kasvav, siin näete, trossil on kinnitatud Svensson Red, jällegi ei tea, kas ta on see Svensson Red, aga hetkel kasvatame selle pähe teda, ehk siis tema on nüüd meil painutatud juba trossi peale, et tema tüvi hakkaks puituma. Siis siin on näha tema tüvi, et see osa ära puituks ilusti, et me saaksime põhioksad sellest kujundada, siis said need teised piprad siia sellisel kujul nagu ära istutatud lihtsalt, aga nad kannavad, mingi saagi saab ka sealt. Eile sai siin mõned teistsugused 9-vägised kultuur, 9-vägist taimed potitatud ümber. Jälle sellised nii-öelda 2-aastane, ehk see aasta kasvatad ette, järgmine aasta õitseb. Aga siin on siis meie teine osa kasvuhoonest, mida me iga aasta oleme. Ma loodan, et see pilt jääb enam vähem, sest et päike just paistab selle külje pealt. Aga mida me oleme siis iga aasta kasvatanud siin mõned taimed enda jaoks, laste jaoks õigemini. Ehk siis me oleme kasvatanud alati arbuusi ja melonit. Eelmine aasta meloni asemel kasvatasime kantaluupi ja see aasta veel mõned seemned olid, sest siin üks naabrimeestest käis
välismaal ja tõin need seemned kaasa. Ehk siis vist käis Hispaanias, kui ma eksi, tõi sealt need kantaloobi seemned kaasa, nad ilusti kandsid mul hästi magusad olid, siuke väiksemapoolne vili küll, aga hästi magus, palju parem kui melon ise. Aga siin ees on siis näha arbuusi. Peaks olema Sugar Baby, mida me oleme kasvatanud tegelikult siin iga aasta põhimõtteliselt, kasvatanud siis vertikaalselt, ehk siin on näha, me kasvatame üles, nööri suuname üles. Üleval juba suunan muidugi, siin laua ääres suunan nad juba küljele. Mingi aeg hakkan tagasi ka lõikama. Aga hetkel lasen vabalt niimoodi kasvada. Ja siis mingi moment, kui see vili juba läheb selliseks käsipalli suuruseks, siis ma tegelikult tavaliselt võrgu panen ümber. Ehk siis mingid vanemad maasikavõrku kasutan ära, teen sellest sellise koti ja riputan ta nööriga siin üles laua külge. Ja kõik nad on mingi staadiumis kasvatamas mul vilja. Siin taga on näiteks näha veel üks madalamal. Ütleme nii, et eelmise aasta kogemus näitavad see, et sellises vertikaalviis ta kasvatab siiski pigem küpseks või tarbimis kõlbulikuks ühe vilja. Et ma pigem ei ole siis jätnud ja olen lõiganud välja näiteks sellised kasvud. Et lisakasvud ma olen lõiganud kõik välja. Et hetkel ta on siin. See on selline 2 päeva lugu ja tuleb jälle ära eemaldada. Aga olen niimoodi kätt pulsil hoidnud, et olen need alati välja lõiganud. Siin on mõnel, ma näen, et on juurde tekkinud. Et mõnel on alles sellised väiksed viljad, viljahakatised, näiteks siin üleval ka. Ma olen küll proovinud täiesti kasvatada teda, nii-öelda jätta mitu vilja, aga reeglina on ühe ikkagi ise ka ära kuivatanud. Ja kui on 2 jäänud, siis on ta tunduvalt väiksemad olnud. Kantaluubiga on hetkel see aasta mis siuke keeruline, vahepeal oli hästi kuiv, kasvuna teda nii väga ei mõjutanud, siis talle isegi sobis, see taim kasvas. Aga nüüd on jälle olnud selline, et on just ilmad ei ole sellised olnud. Päikesepaistelised, ma tahaks nagu päikest saada isegi kasvuhoones on tugevalt. Et kas ta nüüd teeb midagi tarbimisküpseks ka, ma ei tea. Küll aga siin all tegelikult näha üks viljahakatis. Kantaluubi ja meloniga tuleks siiski meeles pidada seda, et kui te kasvatate, siis arbuusist erineb tema sellega, et tema ei tee oma põhioksal. Kuidas öeldakse, emast vilja, ehk siis seda vilja ta ei tee põhioksal, millest siis tuleb melon. Arbuus teeb põhioksal, ehk siis võib kõik kasvud välja lõigata, nagu ma ennem näitasin, et on lõikamata, siis melonil seda teha ei tohi. Melonil tulevad nad kõik külgoksale. Isasõied tulevad põhioksale või põhisellele varrele. Ja emasõied siis tulevad kõik kõrvaloksale, ehk siis need tuleb alles jätta, et seda viga ei tohi teha. Tegin 2 aastat tagasi, ei saanud aru, miks ta ei kanna, miks ainult isasõied on. Ja siis mingi aeg sai hakata tausta uurima ja leidsime vea ülesse. Et nüüd eelmine aasta, see aasta oleme targemad, oleme kõik alles jätnud. Kuidas nendega, kas saame ka tarbimisküpseks saab midagi siin, see on nüüd, ma ei tea, natuke jäime hiljaks nende ettekasvatustega see aasta. Vot selline selle kasvuhoone lugu siin sai. Ei midagi pikka, lihtsalt väikene ülevaade sellest seisust, mis meil siin hetkel on. Kasvuhoone ise on suhteliselt täiskasvanud, nagu näete. Vot nii. Aga mis seal ikka? Näeme järgmistes videolugudes ja loodame, et tuleb korralik saagiaasta.